Uues Testamendis ei ole just väga palju juttu loomadest. Tänases evangeeliumis aga nimetati lausa 2 neist, rebast ja kana. Muidugi ülekantud tähenduses ja sümboolselt. Aga nii on see ju lõpuks kõigis sellistes muinaslugudes, kus rebased ja kanad tegelasteks on ja mingit sõnumit endas kannavad. Nii on juba vanas antiikmaailmas olnud rebane selline kavaluse sümbol, nii nagu meie oma rahvajuttudeski teda hästi tunneme. Jeesuse aegses Roomas olid hästi tuttavad Aisippose valmid. Tegemist oli siis Kreeka küüraka kirjanikuga, kes elas 6. sajandil enne Kristust ja kes on tohutul hulgal selliseid õpetlikke lugusid kirjutanud, kus sageli on tegelasteks loomad. Nii näiteks kõneleb lugu rebasest ja toonekurest, sellest, kuidas rebane otsustas toonekure õhtusöögile kutsuda. Kui ta tegi sellise õela vingerpussi ning serveeris rebasele toonekurele suppi madalast nõust. Oma pika nokka tõttu õnnestus toonekurel seda vaevu maitsta, alla neelata ei saanud aga midagi. Rebane ise sai kõhu muidugi mõnusalt täis ja kiitis veel takkapihta, et küll oli hea õhtusöök. Järgmisel nädalal kutsus toonekurg rebase enda juurde sööma. Kui rebane kohale jõudis, leidis ta, et toit oli pandud pika kaelaga nõu põhja. Ta vaevalt nägi seda, maitsta ei saanud aga sugugi. Toonekurg sõi kõhu täis ja ütles rebasele, pole sul siin nuriseda midagi, ise sa näitasid mulle, kuidas seda mängu mängida tuleb. Ehk et nendes lugudes rebane, sageli kaval, salakaval, tegelane, jääb oma kavalusega tihtipeale siiski pika ninaga ja osutub lõppeks nõrgemaks pooleks. Ja see, kes esialgu tundub nõrgem või kehvem tegelane, teeb tema selja prügiseks. Nii tuleks mõista ka Luuka poolt kirjeldatud evangeeliumi lugu, kus Jeesus Herodest nimetab rebaseks ja kes iseennast või Jumala saadikut võrdleb kanaga. Herodes väliselt on küll võimukamal, vägevamal positsioonil, aga Jeesusel on midagi palju rohkem kui Herodesel. Ja kui väliselt tundub, et mees, kes käib kannatuse teed ja kelle rada lõpeb surmaga, on kaotaja, siis tegelikkuses on just tema see, kes tõeliselt võidab. 1996. aastal mõrvasid Alžeeria islamistlikud mässulised sealses kõrbes asunud kristlikus kloostris 8 mungast 7. Sellest sündmusest on vändatud ka film Inimestest ja jumalatest, on selle pealkiri. Kõneldakse, et kui mässulistest keegi, kes tegelikult oli siiani olnud munkadega heas suhtes, tuli neid hoiatama, ütles, et minge siit ära, palun minge ära. Meil on relvad, meil on automaadid, me tuleme ja me võime teid mõrvata. Me võime teid kõik ära tappa. Me oleme lihtsalt tugevamal positsioonil, teil ei ole meile millegagi vastu hakata, minge ära. Siis olevat kloostri ülem talle öelnud, ei, meie oleme tugevamad, sest meie võime lasta teil endid ära tappa. Tõesti, kes on tugevamal positsioonil? Kas see, kellel on võim põhjustada teisele kannatusi, koguni teda surmata
või see, kes sellest kõigest ei heitu, läheb kannatustest läbi ja enesekindla rahuga on valmis vastu võtma ka kõige hullema saatuse. Mis on see, mis Jeesusel on ja Herodesel puudub? Mille seisneb inimese tegelik tugevus? Me võiksime küsida ka, milles seisneb Herodese suguste nõrkus, miks neid rebasteks nimetatakse. Ehk selles, et nende tugevuse aluseks ei ole midagi muud kui nende endi veendumus iseendi vägevusest, suurusest, võimust, tugevusest. Sageli ei ole sellel palju pistmist reaalsusega. See on illusioon, mille püsivus ja kestvus sõltub lõpuks väga paljudest välistest teguritest. Sa pead valima, kellega sa suhtled, mis infot sa vastu võtad, keda enda ümber lubad tegutseda, ja nõnda edasi ja nõnda edasi. Ja pole midagi imestada, et Herodeste sugused sageli puhastavad oma ümbrust, saadavad minema need, kes võivad kuidagi nende võimu ähvardada ja eriliselt kardavad neid, kes kipuvad oma peaga mõtlema ja nende endi loodud illusioone kahtluse alla seadma. Eile meenutasime küüditamise mälestuspäeval 1949. aastal küüditatuid ja mõtlesime selle keskel ka sellele, et praegu veel kusagil üks rebane taolisi küüditamisi jätkuvalt korraldab. See on just see väliselt vägev võim ja jõud, millest sa saad aru, et see on nii hirmu täis, kartlik ja ebakindel. Taoline herodeslik salakavalus ja illusioonides elamine või varem või hiljem vägivallani, sest ühel hetkel hakatakse kahtlema selles, kes sa ütled ennast olevat. Kristuse sõnum meile sellel kannatusaja alguses võiks olla see, et ei, sa ei pea iga hinna eest näima tugev. Sa ei pea olema vägev ja võimukas ja suur ja kartmatu. Seda teha püüdes osutud sa nõrgaks, sest sinu vundament on nõrk. Me võimegi inimestena olla ka katkised. Võime julgelt vaadata otsa ka oma elu nendelt rasketele hetkedele, ka pettumustele. Sa võid olla haavatud ja haavatav ja võid kogeda kannatust ja valu, sest sinu tõeline tugevus ei ole mitte väline suurus, vaid see, kus sa leiad oma hingepideme, et ka heitlikkuse keskel alles jääd. Ja siin me tohime öelda, et tõeline tugevus ja jõud seisneb rahus Jumalaga, lootuses ja usalduses tema vastu, kes võrdleb iseennast kana emaga, kes kogub oma poegi, kes tahab varjata, kaitsta, hoida. Kui me oma tugevuse asetame sellele teadmisele, usule ja lootusele,
siis me jääme kestma. Ja siis see meie väline nõrkus ja haavatavus saab võiduks. Kavaluse ja jõupositsioonilt on võimalik edasi minna täpselt nii kaua, kuni kohtad endast kavalama ja tugevamaga. Varem või hiljem see juhtub, nagu ikka kiskjate maailmas. Tõeline ja siiras empaatia kannab aga ka siis, kui sa oled löödud, kui oled üksinda. Täpselt samamoodi kui siis, kui oled võidukas ja enesekindel. Aamen.